aga äkki on täna siis Viljandi tulevik hoopis see, kes millegagi üllatab. Levadia paneb palli mängu ja vaatame ka üle siis, mis on meeskondade tänased koosseisud. Toob tulevik uuesti rünnakule ja siit on miski tekkimas. Kask suluseisu ei ole ja sealt tõmbab Kase maha selles olukorras ja kaart tuleb. Milline kaart tuleb tagataskust ja kaart tuleb punane Pajenkole. Kaart tuleb Pajenkole punane ja Levadia jääb olla vähemat ja siit tuleb pallikaotus ja Adžiri on minemas. Beglarashvili on ka Liivak. Liivak ja Liivak läheb nüüd siit silmitsi ja lööb ära väravavahi jalge vahelt ja 10 mängiv Levadia nõelab kohe tulevikku. Frank Liivak 1-0, 13 minutit mängitud. Aga see oli ka meeskondlik värav praegu. Liivak oli vormistaja. Pall ei oleks temani jõudnud, kui ei oleks head eeltööd tehtud. Ja Beglarashvili väga hästi paneb Beglarashvili keha vahele. Liivak saab minna karistusalasse ka, võtab sealt ette, hästi läheb mööda mitmest mehest, siis kulkub ja jälle on püsti Levadia pink ja penalti. Ja penalti mõtles Rinken, aga annab. Oli see nüüd jalgade alt niitmine või võimalus lüüa siis kas esimene 3 jälle. Beglarashvili versus Jürisson ja Beglarashvili paneb üles nurka ülikindlalt Levadia 2-0 ette. Seal ei olnud väravavahil võimalust. Zakaria Beglarashvili, selle hooaja penaltispetsialist. Või seisame kaitses. Mintongo lööb eest postist palli puhtaks, kaugelt lööb pistult pöördelt. Aga läheme nüüd meie mängu juurde tagasi ja nüüd seda jutustamist tuleb siin veel kõvasti ilmselt. Siin on nüüd Allikul karistuslöögi kohta. Allik lööb, millise lööb Allik ära 2-1. Otse üles rist ja seal ei ole Valneril teha mitte midagi ja Viljandi tulevik on mängus tagasi. Viljandi tulevik on mängus tagasi. Martin Allik, mees, kes vajutas selles 5-1 mängus siin eelmisel aastal ka. No vaat seal konksutamised ja ettevõtmised võib-olla ei ole Peetsoni trump ja latti läheb see löök. Ja veel üks ja see blokeeritakse. On ka ikkagi kaitsva suunitlusega mängija. Ja läheb see sööt läbi veel. Roosnup kohe sealt esimesega värava ette Adžiri ja 3-1. Ja oi, kuidas nüüd jälle tulevik ehitas ise endale. Roosnupu esimesed puuted on kohe värava sööt ja Adžiri lööb 3-1 ning kas see nüüd ikkagi tähendab ka 3 punkti? See vahetus tehakse. Ja nüüd Kirss paneb seal tunde pikali, läheb lööma Kaise ja lööb ära ja selle laseb nüüd küll Jürisson sisse. Robert Kirss 4-1 ja no nüüd on tehtud. Nüüd võime selle küll ära öelda. 3 väravat ei näe tulevikut küll kuskilt tulemas ja Robert Kirss tegelikult tänase mängu pealt on ette posti ja sealt pall väga lihtsalt puhtaks. Aga siin paha palli kaotus nüüd ja tuleb löök ja ei lähe palju esimesest nurgast mööda. Tammeka hetkel pidanud siis 2 mängu neist vähem ja ollakse siis 2 punktiga ees. Oi, kui hästi nüüd Erol lööb, aga nagu põhiprobleem. Kas või see sama? Tulevik on täna olnud oma ise enda suurim vaenlane, aga Levadia võtab siit 3 punkti 4-1 võiduga.